Üks uus Hyundai mudel on meil taas ette võetud ja tegelikult see on nüüd siis, ma ennustan, et Hyundai üks tulevikus ka kõige rohkem kõmu tekitav või populaarsem mudel. See on Ioniqu mudel, mis on ikkagi väga erineva varustusega, aga selle puhul on eriline see, et tavalist bensiini ja diiselmootorit ei olegi. Kas see ongi nüüd see, mille peale siis Hyundai tulevikus mängib? Kindlasti on see üks joon, kuhu liigutakse. Et Hyundai Ioniq ongi loodud sellise 3 ajamiga, mis on bensiinihübriid, laetav hübriid ja puhas elektriauto. Ning Hyundai eesmärk on olnud tegelikult teha selline tavaauto, kus on siis need ajamid ja ma usun, et see on päris hästi õnnestunud. Ja lisaks sellele, mis ilmselt näitab ka tulevikku, just selle aasta alguses oli Ameerikas üks suurimaid tehnoloogiamesse, kus igasugu robotid kõndisid ringi, siis seal juba Ioniq autonoomus sõitis ka ise. Nii et selles mõttes, et ma arvan, et üks tulevikutrend ongi see, et suured autotootjad panevad oma head tooted erinevatele hübriidajamitele, elektriajamitele ja panevad nad ka ise sõitma. Kuule, kui tegelikult on meil siin üks autotootja, kes ega väga enam midagi peale hübriidi ei tahakski müüa, et kas Hyundai tulevik võiks ka olla see, et meil on siin kõrval näiteks ka i20 Active Crossover, et ka sellel võiks olla hübriidmudel? Ja kindlasti sinna poole see liigub. Et loomulikult tarbijaskond praegu on harjunud veel tava bensiini diiselmootoriga, aga järjest rohkem, kui nõuded lähevad CO2 põhiseks, siis hübriidiga on kindlasti võimalik ikkagi saavutada väga hea tase. Et kas või sellel samal Ioniq hübriidil on CO2 juba 79 grammi. Nii et see on juba selline arvestatav boonus, kui ka Eestis näiteks tuleb CO2 põhine maksustamine, et kui sul on 140-150 versus 79, siis ma arvan, et see hakkab rahakotti mõjutama päris arvestatavalt. Ma ütlen selle kohe, mis on kõige tähtsam on see, et selle hind ei ole ulmeline, selle auto hind ei ole 50 000, mis on tegelikult siiamaani inimestel olnud kogu aeg kuklas, et hübriid on kallis ja elektriauto on kallis. Täpselt nii, et see sama hübriidauto hind algab 23-900 eurost. Seal teinekord natuke see lisavarustus juurde 24-25 000 ja meil on õnnestunud Eestis ka müüa esimene elektri Ioniq ja selle hind jäi sinna 35 000 kanti ja tema sõiduulatus on 280 kilomeetrit. Nii et see on juba täiesti võrreldav Tesla Model 3-ga, mida annab ilmselt veel 2-3 aastat oodata. No mõt see täiselekter, see on ju kõige rohkem põnevust tekitava. Me läheme sellega tegelikult sõitma ka, ma saan aru, et see endal maja ees olemas täiesti. Et see täiselekter, no see on inimestele siiamaani veel täiesti võõras maa paljude jaoks. Et 280 kilomeetrit, kuidas see laadimine käib ja kuidas see asi üldse toimib, et on tal nagu nii-öelda kõik kohe valmis ja mine Eesti teedele purama? Ja põhimõtteliselt on meie olud valmis. Eesti laadimissüsteem küll hetkel üks-ühel ei toeta, nii et tuleb kasutada enda kodust laadimissüsteemi või Hyundai esindustes olevaid laadimissüsteeme, aga tegelikult ju on see, et Eestis väga üle 250-280 kilomeetri ei pea sõitma, et kui sa lähed külla näiteks maale vanematele, et siis öösel saad oma kodus ära laadida auto pärast tagasi urada, et ikkagi pigem on see, et kõik distantsid on kaetavad Eestis, et selle ühe laadimisega. No autoajakirjanikud arvavad, et ikka see bensiin-hübriidvariant saab olema kõige populaarsem. Kas ma saan aru, et praegu need huvi auto vastu ja eeltellimused on ka sinna suunda minemas? Täpselt nii, et praegu on jah, et enamus on ikkagi hübriid, et eks elektrikuid on üksikuid ja kindlasti hakkab seda nagu mõjutama ka see, kuidas Eestis kujundatakse toetused. Ehk et kui vahepeal olid meil toetused seal 15-18 000 eurot auto kohta, siis elektriautodele, et kui taastub selline süsteem mõne aja pärast, siis kindlasti saab elektriauto ka väga populaarseks. Aga tõesti, et hübriid, see sama 25 000 sisuliselt automaatkastiga auto eest kütusekulu, meil üks klient saatis meile pildi, kus ta sõitis 3 autos siin linnas 19 kilomeetrit maanteel, mingisugune 40-50 ja keskmise kütusekulu saavutas 3,1. Nii et see on nagu selline väga muljet avaldav. See on reaalne asi? See on reaalne asi, jah. Et selles mõttes on sellest on foto fikseeritud, et see on selline. Kui me läheme nüüd selle täiselektrilise masinaga sõitma, siis mida seal oodata on, mida võib-olla hübriidmudelil ei ole, et see täiselekter ikkagi peale selle, et seal mootor ei purise? No eks kindlasti on see, et elektriautol on kiirendus hästi kiire ja võimas, et see on üks, mis on teistsugune võrreldes hübriidiga. Aga muidu nagu ongi olnud ka Hyundai eesmärk teha tavaline auto, et inimeste jaoks ei oleks sellist krampi või osad elektriautod on siiamaani olnud ka sellised väiksemad kui tavaauto, et nüüd ongi, ma usun, saavutatud selline hea lahendus. Kuidas üldse Autofortel see Hyundai müük alanud on, sest et teadupärast alles eelmisel aastal Hyundai dealeriks saite ja tegelikult on ju salong uusi autosid täis? Nii on, et eelmine aasta saavutasime kokkuleppe Hyundaiga ja saime Hyundai edasimüüjaks.
ning ise me Hyundaiga koos pidasimegi seda eelmist aastat selliseks õppimise ja investeeringute aastaks, kus on olnud siis sadu koolituspäevi, sadu tuhandeid investeeringuid, aga nüüdseks oleme jõudnud sinnamaale, kus on implementeeritud esimesena Baltikumis Hyundai uus jaemüügi kontseptsioon, mis sisaldab siis nii sisest mööblit, kõike seda, kui ka välist disainielemente. Et kui Hyundai võtnud autodes selge suuna, innovatsioon ja selline modernne lähenemine, siis samamoodi tuleb seda teha ka selles keskkonnas, kus seda autot ostetakse. Ning ütleme nii, et see aasta on alanud meile vägagi kiirelt ja edukalt, et uus Hyundai mudel Ioniq, selle müügis oleme ületanud senise turuliidi hübriidisest Toyota Priuse, nii et tulevik paistab selle mudeliga palju lubada.